Täna saates otsime kriminaalide peidetud varandust. Aga no sa mingi 50 € võiks anda mulle, siis ma räägin, et kus need asjad on või nii. Mis asi see on? Mõtle sellele, et mingisugune mittekriminaalne põhjus, miks see on siin. Emajõgi on rämpsu täis. See on Aarde küttide kontor nüüd. Ilus. Ja Pirita jõgi täpselt samamoodi. Sellest ma ei kutanud, et... Robin on toonud meid seekord mingisugusesse väga kummalisse ja omapärasesse kohta. Ma siuksesse piirkonda ei mäletagi, millal viimati sattusin. Miks me siin oleme? Juhtus niimoodi, et üks inimene võttis minuga ühendust sotsiaalmeedias ja ütles, et tal on üks väga tulutoov vihje meile anda. Saame siis näha, mis tal rääkida on. Siin ta palus ennast oodata. Kas me peaks mingisugused turvamehed endale igaks juhuks appi kutsuma, kui vaja? Selleks on hilja juba. On juba. No, privetik, no. No, räägi ma põnev jutt ära. Võt luu on nagu selline, et ma kunagi nagu istusin tsoonis koos nagu ühe tüübiga ja siis ta kogu aeg rääkis, et nad 96. vist oli see, röövisid ühte kullapoodi ja siis enne kui nad, ta kinni kukkus on ja siis nad peitsid nagu osa asju ära, et nagu Männikul ühte peidikusse ja ta üsna täpselt rääkis mulle, et kus need asjad nagu on või nii, et... Aga mis see sinu huvi selle asja juures on siis? Ma ise nagu hoian sellistest asjadest nagu eemale parem, aga sa mingi 50 € võiks anda mulle, siis ma räägin, et kus need asjad on või nii. Saime siis vihjeandjalt koordinaadid kätte. Hetkel miski meile siin peidetud varandust ei reeda, aga mine tea, võib-olla ei ole päris tühi vihje. Lähme vaatame. No vaatame. Samas on siuke väike kõhedus, et mine tea, äkki me ei ole üksi seal. Aga loodame, et mingit jama ei tule. Natuke siia poole veel. Nii. Kas see on see koht, kus on mingisuguseid kaitseväe õppused ka tehtud võita veel äkki? No ma ei oska muud moodi selgitada siukest auku nagu. Nagu siloauk keset raba. Nagu mingi laskepesa või? Jah. Kuule, aga vaadake, ega see mingid suvalisi jortse kuskile lähedale ei hakka tulema või? Et igaks juhuks keegi peab hoidma nagu eemal ka. Ivan Vallap ta on kõige suurem. Ivan on kõige suurem. Et hoid jah, et kurat, et siin nagu kui mingid kandiliste peadega mehed järsku peale hüppavad, siis ka nagu väga lõbus ei ole. Ma siis vaatan, aga te ei otsigi. Me otsime, jah. Seal on. Vaataks korra, mis siin on. Siin on pinpointeri motor olemas. Siuke statiline režiim. Võita seda läbi või? Jah. Nii suur asi või? Jaa, see on... Nii suur asi? See on midagi suur, jah. Teiseti siit mingit surnukeha välja ei päeva. Ja selline väike hirm on nagu ratsionaalne vist sellises olukorras või? Oppo, vaata, mis see on. Ai, Pekki ongi granaat! Mis asi? On selle kujuga? Ei ole või? Ei, see ei ole granaat. Ma arvan, et see on mingi mööblikaun. Vähemalt see näeb välja niimoodi. Mingi mööbli osa. Ega uus kussett kuluks küll ära ju. Jaa, ikka. See on kuidas, see on ikka sügaval. Sukast asja küll pole kundagi näinud. Kellegi pea või? Muidu see väärtus kohe... Vaata, ongi pea. Vaata, jaa. Mis asja see on? Vau. See on mingisugune vana Toomas. Vana Toomas. See original. See on mingi mõisaaegne kuju või? Päris suur ka ju. Mis see on, ma ei saa aru. Kas see on mingi lamp? Ma ei tea. Aga mis materjalis siin? Vasest või? Vaata, siin on mingi roolik on olemas. Ei no politseisse võime ka minna sellega, et see tigiapne juurde lähme ka. See vist põles siin, vaata. Ma arvan, et see põles siin. Ja siin see tuli mingi vist gaas või ma ei tea, mis seal... Petroolilamp äkki on, jah? Jah, see ongi lamp. Mis materjal see on? Ma ei tea. Äkki pronks või... Pronks äkki või? Roostes ei ole? Ei, see ei ole roostes, jah. Hästi säilinud tehtud. See on mingid kriimud on olemas, aga üldiselt päris hea metall ju. See on kas pronks või vask või ma ei tea. Mis ajastus on? See on kohverine juba. See on 20 sajand, ma olen kindel, jah. Algus või midagi sellist. Või esimene pool. Päris kihvt. Pärast sellist leidu otsustasime Männikul veel ringi vaadata. On see paik ju tuntud kurikuulsate legendide poolest ning siinsetest veekogudest võib leida vägagi ootamatuid esemeid. Selle kuu palk on käes. Ohoho! Hästi ette ei kuku. Tõmba see õlgade peale ka nagu Jüri Ratas. Juba 20 aastat on inimesed mind usaldanud. Usalda sina ka.
Männiku experience goes on, jätkame 90ndate radadel, oleme tulnud siia Männiku karjääri, et vaadata, kas keegi magab siis betoonkingad jalas või magab kaladega või? Magab kaladega on see jah, see kurikuulus väljend. Aga selles mõttes koht on nagu palju lubav, et kui siit vaadata, siis kallas läheb kohe sügavaks. Midagi seal läik kohe kui? No mõtlengi, et kui siin päriselt kedagi nagu nii-öelda hirmutama või uputama peaks, siis on see boonus, et ei pea kaugele minema kaldast, et läheb kohe. Sa mõtled nagu gangster, jah, mulle meeldib see. Mõttelaadid sa oled nagu natuke sinna kanti küll. Mul on palju telekat vaadanud lihtsalt. 1, 2. Oh! Terav või? Ei, tegi käe kätti või? No natukene. Ei pannud kohe tähele. Lant, jah? Jaa, täitsa kena lant. Kuule, see on päris ilus. Oho. Võib-olla see on hoopis 10 aastaid vees deformeerunud püssikuul, aga pigem mitte lihtsalt mingi jublakas metalli. Mul on midagi siin. Nii, mis sul on? Vaatame. Raudkangi leidsid. Kuule, sellega on raudselt kellelgi põlvi pooleks löödud. Jah. Täpselt selline raudlatt. Parajalt kõver ka, kedagi on nüpeldatud sellega. Ei no, come on, mis ta muud siin saab olla? Mis ta muud olla saab? Männiku karjäär. Oota, mul on midagi. Mingi suhtega läht. Või mingisugune veider pudel. Kuidas saab pudel jääda külge? Mis asja? Tahad ise lahti teha või? Edgartil on kindad. Ei, veel ei ole. Vurtsu ei ole sees või? Jah, vurtsu ei ole. Tõmbaks jõud, ma olen viiekas. Paganat, ei oota. No ta kurat hästi ei lõhna. Nuga. Nuga on sees. Pudelis. Kurat, äkki ma ei tohiks sõrmedega puudutada neid asju. Oi. Siin on veel midagi. Vahet ei ole, valame tühjaks või? No ole. 2 nuga on mingi punase löga sees. Mis asja? Mis asi see jääb? Kas see läheb nüüd selle raudlati saagaga kokku või? Ma tõmbasin kellegi trussikut välja. Ei, mingi kilekott. Pole midagi rasket. Mis sul on? Päriselt või? Jaa. Ei ole vetikad või? Kus sul raks? Seda annab tõmmata. Mis asi? Ega sa mingit laiparad endale otsa Ei tea, võib-olla peab ette minema. Raame. Niisugused. Okei, juurde haiseb ka. Hästi suurt kokku. Aitäh. Kuule, mingi kett. Mida? Kett? Jaa. Mis kett? Ei tea. Oota, mis asi see on? Tõmbastan välja. Ossa raks. Nii, mis asi see on? Mõtle sellele, et mingisugune mittekriminaalne põhjus, miks see on siin. Miks on keegi visanud keti koos raudteerööpaga? See oli, ma arvan, et oli siin liiper on ju, kett ja mingi 3. element oli otsas, aga see pääses juba ära või? Kuule, siin tulebki need tõsised need maffialood välja, et siin on nagu kedagi päriselt nagu nüüd uputatud sellega või? Kuule, see on kõige jaburam leid, mis me leidnud oleme. Nagu külmavärinad tulevad jälle peale, mis kuradi asi. Kas siin lõppes kellegi elutee selle küljes või? Või looma. Arvad, et pandi kutsikad tuukrikooli või? Ei tea. Ma ei taha midagi arvata. Vaja panna ju. See oli ka vanasti üsna moodne asi, mida teha. Õnneks enam ei tehta siukest asju, aga... Päris jõudne asi. Palju see kaaluda võib? Kurat, see on ikka mingi üle 10 kilo ikka, ma arvan. See on rohkem. Sellega tirib põhja küll. Aga ma arvan, see on selline 20, 25. 20-25, jah? Parast semendikott. Või siis tükk raudteed. Ma ei tea, mis teeme, läheme siit ära või? Kusagile mujal äkki. Läheks vaataks suksid Ma kardan, et siis midagi tõmbab mingi rihmapandlaga äkki kellegi veel välja. See on liiga sünge koht on. Liiga süngeks läheb, jah? Nii liigume edasi järgmisesse legendaarsesse paika, mis asub Tartus ja kust on leitud samuti ohtralt väga veidrad esemeid.
tere tulemast tagasi! Aardekütid tegutsevad seekord legendaarsetes ja kurikuulsates paikades. Männiku karjäärid pakkusid meile aasta veidramaid leide, nüüd aga läheme Tartu Sadamateatri juurde, mis pakub alati suuri üllatusi. Tõepoolest, Tartu Sadamateater on kõige legendaarsem magnetpüügi koht Tartus, sellepärast, et me oleme siin käinud 10 kordi, tonnide viisi metalli välja tõmbanud ja alati leidub mingi kohalik, kes tuleb ja räägib mehed, kas teate, et siin on kusagil uppunud alus, mis pärast ta põhja läks, kui suur alus, täpselt keegi ei tea, aga teada on, et midagi on seal põhjas. Ja Emajõgi hakkabki kohe suuri metallesemeid välja andma. See on? Oota. So juudas! See on siuke industriaallaud. Disainlaud. Käes! See on aardeküttide kontor nüüd. Ilus. Siia saab varandust peale. Jep. Näe, ma leidsin sellise asja. Jumal on, et mõni reklaami sinu ostaks selle ära endale kontorisse. Arvad, jah? Ja. No, aga võtta eesmärgi. Tšehka seda! Said mingi mõrra kätte? Võt selle jaoks ongi haaki konksu vaja. Mingi kalapüügilõks. Juh, said või? Servaga jäi kuidagi, jah? Nüüd tuleb praegu suur kahur. Vaatame, kui hea saak meil on. Ja. Tuleb. Vaata. Päris ilus. Jah. Seal on nii palju vett sees. Kuule, aga täpselt selline post ongi õnnest puudu. 3-meetrine aiapost või, sealt kukub natuke sodi kaela. Suurte esemete kõrval kogesime paraku ka suurt ebaõnne. Ai. Kui see kaob ära, see ära Edgartile ütle, on ju? Hästi vaikselt. Jaa, väga vaikselt. Kohe saan. Käed, päästid ära. Ujud oskad ikka või? Tuleb koera ikka. No selge. Ahah, teine. Tule veel koht, Edgar. Annab teie kätt juba. Kuule, aga ma olen hädas. Mis sul läbi vaja või? Jaa, ma olen täitsa kinni. Oota. Tee midagi ei tule. Kahekesi. Saime, jah? Saime kätte. Tegelikult on ikkagi Ivan see, kes on tugev. Nagu ikka. On mingi kaeraugu. Oi, kurat, kaunis raske asi. Nii, tule näitan. Tule aita, jah? Korralik. See on küll rämps, aga kõige pikem asi, mis täna välja on küll. Võidab see, kes tõmbas kõige pikem asja välja. Päev on korras. Ja. Opa, kulge. Sina tõmbasid välja. Õnnelik käsi või kuidas võtta? Karm. Ma näen, et see on lastud, see on 76 mm. Ja ta on praegu plahvutusohtlik, jah? Jaa. Häirekeskus kuulab, tere, mis juhtus? Tervist. Tartus Sadamateatri taga teeme magnetpüüki ja tuli mürsk välja. On siin kalda peal mürsk, saate saata? Üks moment niimoodi. Tartus teatri taga. Sadamateatri taga, Emajõe ääres. Me tõmbasime sõpradega välja Emajõest pommi. Siis tuli aga politsei viis ära ja paremini ongi. Sirgiti, sorgiti, pussnugadega torgiti Emajõe kallaste peal. Ahoi! Sadamateatri tagune tõi küll ohtralt vana rauda, kuid uppunud paati me sel korral veel ei leidnud. Aga metalli kokkuostepunktis sai selgeks, et vana raudki on päris palju väärt. No nii, kokkuvõtteks siis mingi paari tunni töö siis 119 ligi 120 eurot. Nice! Järgmiseks võtame suuna Tallinna poole, et käia läbi veel üks legendaarne paik. Pirita rand, mine tea,
äkki on ohtrad rahvamassid, kes siin suve nautisid, ka midagi liiva sisse kaotanud. No nii, Edgartil juba tuleb midagi. Oota, see on siin, see on pinpointeriga kätte. Signaale oli küll palju, kuid enamasti osutusid leiud sulaselgeks prügiks. Või siis hoopis... Millega siin tegeletud on? Aga see on täitsa tutikas veel ju. Okay. Kasutamata. Kasutamata? See ei läinud käiku. Lapsed, ärge vaadake. Emad-isad võite vaadata. Tahad tasku panna? Tead, las jääb. Las ta jääb sulle. Sina leidsid. Mina leidsin. Nojah, ma siis kannan seda taaka. Edgard otsustas aga aardeid päris vee seest otsida. Opa! Münt! Päriselt või? Edgard pidi veel pisut ootama, sest samal ajal näitas detektor palju lubavat signaali ka rannaliival. See on kuulas sõrmus kohe päris ehtne. On või? Ma vist proovi ei ole, aga nagu niisugune hea leid ju. Jaa. Selle sõrmuse väärtus on pehmelt öeldes kaheldav. Äkki on Edgarti poolt merest leitud eurosent isegi erilisem. Nii, aga see on suht vana euromint. 99. 1999. Oi, see oli ilus aeg. Koolinoorte tantsupidu aastal 99. Oi, oli ilusad õhtud Tallinnas. Kas need olid need õhtud, küll poisikesest sai mees või? Kuulge, aga mulle tundub, et võib-olla on aeg siin praegu tõmmata otsad kokku. Proovime äkki jõe peal natuke rohkem õnne. Vilita jõgi, next stop. Piipu keegi ei taha või? Leidsidki vana piibu. Mis asja? Jumala kihvt leid ju. Väga äge. Nii pidi käib. Väga äge ju. Metallist jah? No äge. Ilus vanaaegne veti. Said jah? Jah. Näita. Täitsa uhke. On tõesti. Siin selle võtme all võiks olla ju kullakangid. Pane seda pidi, see on näha ka. Kuule, see on täitsa ajalooline. Ja. Mis asi see on? Mingi narts? Ei, see on sokk. On või? On jah. Sõlm on otsad. Midagi on sees. Midagi on sokki sisse midagi peidetud. Saad kätte või? Vaata. Kellegi nuga on või? Proovime konksuga. Oota, mida? Mingi pudelikork. Mingi väga huvitav kombo on siin sees. Pudelikork. See on ka mingi õngekork olnud või? Mingi kalamehe varustus on siin olnud. Aga miks? Ma ei tea, kas siis soki sees oli hea ka. Ohoo, kuule, see on väärtuslik asi ju. Vaata. Väga korralik kuva. Multituul, näe, siin on igast asjad sees. Roostaba. Ja, see on juba hästi. Siin on veel midagi, jah? Veel 2 korki. Aga miks see sokki sisse pani selle? Ma ei kujuta ette. Tegelikult ma arvan, et ma tean, kes viskas. Uudo Sepal on komme, kui ta läheb lahku kellestki. Ükskord ta läks ühes naisest lahku. Ja siis see naine kinkib talle sookolaadi. Ja siis ta valas selle sookolaadi bensoga üle ja viskas silat alla. Et nagu saada armuvalust üle. Sümboolne nagu lahkumine. Ma pakun, et see võib olla Uudo Sepa, siis ta jõi tüdrukuga kunagi veini, need talle mälestuseks on ju. See naine kinkis talle multituuli. Ta pani seda kõik põlema ja viskas vette. On nagu loogiline seletus või? No, näiteks. Ohoh, sa vaata, mis see vann tõmbab. Raskelt. Raske jah? Aga tuleb. Väga tugev. Aga tuleb. Oota, mis seal on? Ongi ankur. Ongi ankur, jah. Sellest ma ei kujutanud, Aga selline ankur on päris kallis. Jah, see oli küll äge. Kuule, nii suur ankur on ju. Seal on suht trofeeleid. Vaata. Uhke. See ongi reaalne raha juba. Nice. Aga nüüd on aeg tänased leiud ka ära hinnata. Tervist. Mis te toote meil? Küll sukkene ankur. Natuke parine, teeb sul hooga mustaks. Meil on kalts. Selge. See on vana kuulus Danforth ankur, igavesti hea. Ja see on keegi Danforthi nimeline mees
mõtles selle välja 39. aastal. Aasta 39 siiamaani väärt, jah? Ja see on korralik mereankur, see ei ole mitte mingi ise hakanud paadime ankur, see on korralik ankur ja väärt asi. Ta on küll roostes, aga töötab hästi. Kaalun, palju ta umbes kaaluda võib? Katsu umbes niimoodi. 100 kilo. Jah, 8-10 küll näiteks 10 kilo ma kujutan isegi, et võib olla. Nii, aga kus selliseid ankurid tehakse ja palju see väärt võiks olla? Kus seda tehakse, kes seda oskab arvata, aga palju ta väärt võib-olla, seda ma võin küll teile kohe siit järele vaadata kataloogist. See on ankura kataloog? Uuest peast võiks see maksta 81 euri. 81 eurot? No, condition ei ole päris uus, niimoodi natuke kasutatud. Aga olge mahust, ega selle ankur pole häda mitte midagi. Ta ei läigi ainult, et kui mõnel meremehel laevaomanikul on ankurit vaja, siis oleks väga hea. Ehk siis 80 uuena, paarkümmend euri ikka käest kätte. Ma küsiks rohkem. Ma küsiks ka, ma arvan, et mingi 50-60. Alusime sealt, siis läheme alla jälle kohe. See on fantastiline. No tore, aitäh sulle. Hea tulitses. Hea tulitses. Siia pooleltki? Ei olnud. Teist poolt peaks tema mõni. Või. Peaaegu. 1, 2, 3. No kurat, tänu mehed. Suur tänu teile. Kellel jääses on meile alles jääbiks. Abiks. Mõtleme korra nüüd oma jutu läbi. Me käisime korra kõrval ära, ütleme teistele kuttidele, et siin tegelikult oli hea koht, aga hästi rasked asjad oli, ei saanud välja tõmmata, on ju? Et ära kunagi tunnista oma viga, ära kunagi vabanda. Need ongi põhimõtteliselt elu põhireeglid minu jaoks.